Tere kõigile kaunviljade huvilistele siis ka minu poolt. Nagu Kai lahkelt juba tutvustas, et siis räägime täna kaunviljadest ja olgu kohe alguses öeldud, et ma ei räägi ei põld, ei aedhernest, ei põld, ei aetoast, vaid siiski nendest, mida me oleme siis kas peaaegu unustanud või mida me oleme täiesti uut leidnud. Et ma räägin kõikidest asjadest enda kogemustele tuginedes, et kindlasti on Eestis veel rohkem kasvatajaid ja veel rohkem liike, mida siis on proovitud. Aga alustades algusest, üks hetk, ta ei taha edasi minna. Et räägime ühest üpriski unustatud vanast liigist, et vikk. Vikk on siis täiesti omaette liik, ta ei tähenda seda, et ta on kokku segatud siin hernes ja suvi teravili, vaid et ta ongi vikk, viits ja sativa. Siin ülemisel pildil on siis suviviki pilt, nagu ta meie põllul keset suve on. Olgu kohe nüüd öeldud, et inimtoiduks ei ole sellest taimeks küll kahjuks midagi võtta, sest et seemned on väikesed, üpriski mõrud, aga temal on eelis aiamaal see, et ta annab suure haljasmassi ja tugeva juurestiku, et ta on väga hea haljasväetiskultuur. Ja ka meie oleme seda siin põllul täheldanud, et kui me paneme ta ikkagi puhaskülvis maha ja esimest korda kas siis kõplame ta läbi või siis meie ka suurel põllul saame teda herbitsiidiga töödelda, aga sellisel kohal, kus on näiteks kas siis ohakat või ka orasheina või üldse hästi selliseid juurumbohtusid, ta surub nad väga hästi alla, et tegelikult sealt alt tuleb täiesti must maa välja, et ta on ikka hästi tohutult suure massi kasvatab peale. Ja koduaias on siis kas siis hekseldate selle labidaga või kuidagi moodi katki või kitkute pealt ära, panete komposti, ka sealt komposteerub, annab hea materjali või kui on kusagil kellelgi loomad, et siis sellises faasis, nagu ta siin pildil on, niimoodi õitseb, et väga hästi pidid hobused teda sööma ja palju paremini kui siis teisi liblikõielisi, et kui on juba kaunad küljes, et siis ei soovitata enam teda väga palju loomadele anda, et siis võib tekitada seedeprobleeme. Aga siis Eestis on olemas siis 2 rahvaselektsiooni sorti vikist, Raekohalik ja Saaremaa kohalik ja nendest siis Raekohalik on alates 2017 ka säilitussordi on Eesti sordilehes ja siis tema seemet on siis võimalik osta ja müüa. Eestis üks üpris uus tulija on siis talivikk. Siin alumisel pildil, et ta näeb välja selline nagu hästi suur, võimas ja lopsakas hiirehernes. Kõige hästi lähemalt tuntud taim meil siin Eestis. Teda saab siis külvata sügisel, kusagil nii augusti lõpus või septembri alguses laksikene paras aeg, et jõuaks ikkagi sügisel hea paraja taimeku kasvatada. Ta talvitub hästi, et hoiab siis mullapinna kaetud. Kevadel läheb kasv edasi ja siis enne, kui te siis sinna maha midagi hakkate panema, kas kartuleid näiteks või mis iganes, et siis saate selle taaskord ära maa sisse künda. Et kindlasti ei soovita ise hakata taliviki seemet aiamaal tõtma ja kasvatama, et kui ta saab valmis, et see seeme, neid kaunu ja kõik on siin selles tohutus taimemassis hästi palju ja kui kaunad juba pudenevad, siis need seemned võivad päris umbohuks teil muutuda, et tuleb järgmistel aastatel neid hakata sealt välja kitkuma või kõplama. Aga selline valik on olemas, et mulla parandajateks vikk, väga hea valik. Teine kultuur, mis on siis ka unustatud ja nüüd hakkab siis taas tasapisi ausse tõusma, vähemalt sööjate hulgas, on lääts. Ülemisel pildil on siis selline taimik, milline siis on meie katsepõllul, et siin on meil nagu näha meie ilus etiketi silt ka.
ja kasvatab sellised põõsakesed või puhmakesed ja siis sõltub hästi palju aastast, kui on kuiv ja päiksepaisteline aasta, mis talle meeldib. Et lääts on pärit sealt Vahemere maadest ja sealt Kesk-Aasia kandist, et ta ikkagi armastab sellist kuiva päikselist ilma, et siis ta kasvab hästi. Kui on vihmased suved, siis ta saab kogu aeg niiskust juurde ja see ongi nii, et alumised kaunad on valmis, nad juba lähevad lahti, seemees ja sidaneb ja ülevalt ta siis muudkui õitseb ja õitseb, et ta ei lõpetagi kasvamist, et kuna ta kogu aeg nagu saab selle keemilise reaktsiooni, et tal on veel aega küll ja kasvatab aga endale järglasi. Et koduaias on siis võimalik, et kui vaadata, et alumised kaunad on ikka valmis ja neid on ikka päris palju, et siis lihtsalt taimed üles tõmmata, kimpu siduda, sellised väiksed kimbud ja siis juured ülespidi siis riputada kusagile kuivama, kus nad siis ikka tuult natuke saaksid ja hallitama ei läheks ja siis hiljem saab siis need kaunad sealt poetada ja siis saab seemne kätte. Meil on siis põllu peal kasvatatud nii punast kui ka pruuni ja halli ja meil on kollektsioonis ka Leedu päritolu, mis on roosa ja selline heleroheline, et tegelikult on see värvide valik hästi-hästi mitmekesine, aga taaskord on siis see, et mida nagu tumedam, siis seda mõrkjam on see seeme. Siin pildil olev lääts, et punast läätse tegelikult ta on siin juba kooritud. Ta näeb tegelikkuses näeb punane lääts välja selline nagu hallikas, pruunikas punane, et ta psükene erkoranš ja seda ei maksa poest ostma või otsima hakata. Et kindlasti olla kindel, kui me läheme seemet ostma, et me ostame suvetüüpi sordi, et maailmas on olemas ka talilääts, aga see kahjuks, et kui me ta paneme suvel maha või kevadel, siis ta ei lähe õitsema või kui läheb, et ka ta meie tingimustes taga ei talvitu ja saaki kah ei anna. Ja siis 2018 siis me saime siiani Jõgeval rekordsaagi, et siis 1,3 tonni hektarilt. Et tegelikult ka lääts ta, nagu sa enne öeldud, et ongi selline kehvemate muldade taim, ega ta ei annagi suurt saaki, et kui siin vaadata mööda netti neid FAO andmeid, et siis selline maailmas on ka 800-900 kilogrammi selline keskmine saak ja siis nad on sellega ka päris rahul ja ütlevad, et on päris hea tulemus. Sojauba, mis on ühtepidi uus ja teistpidi ka unustatud vana, sest et juba natukene veel ja siis saab öelda, et 100 aastat tagasi juba siis Tartu Ülikooli taimebioloogia katseja tegi siis katseid 8 erineva sojaoa sordiga. Aastal siis 1937 olid esimesed sojaoa katsed Jõgeva sordikasvanduses ja aastal 2004 siis taas alustati Jõgeva, tookord oli nimi Sorteruse instituudis sojaoa sordivõrdluskatsetega. Hetkel on sordilehel üks sojaoa sort ja see on siis Eesti enda oma Laulema. Aga sojaoast siis endast, et poodides ja internetis on müügil päris palju sorte, aga ta isegi meie Laulema, mis on ka UPOV, kes teab, et see on siis selline rahvusvaheline taimede organisatsioon, mis siis tunnustab ja annab välja sordiehtsused pabereid, et isegi seal on meie Laulema kui üks varasuse etalon. Ja ka kes on teda kasvatanud, siis teab, et ta on ikkagi meil siin Eestis päris pikk kasvuaeg, et mõnel väga vihmasel ja päikesevaesel aastal võib alles oktoobrikuuks valmis saada. Et sellise sobiva sordi valik on üpriski raske ja keeruline. Mingid Brasiilia sojaubasid pigem üldse mitte, et vähe sellest, et nad ei pruugi üldse valmis saada. Nad võivad olla ka GMO ja ma ei tea, võib-olla tegelikult netis on ju tänapäeval mis iganes võimalik, et võib isegi juhtuda niimoodi, et õnnestub ära tellida, aga miks teda siis saab, sellest võib pärast suurt pahandust tulla.
aga sellised nagu näiteks on Fiskeby 5, mis on müügil üks vana Rootsi sort, et see saab Eesti tingimustes valmis. Poola sorte, et neid võib ka aiamaal väikestes pindades kasvatada. Et alguses siis katta külvid kattelooriga ja siis hiljem siis kasvab ilusti edasi. Et see taim on veel selle poolest meile silma jäänud, et ta millegi pärast on nii ära kultuuristatud, nagu meie ütleme siin kultuuristatud jutumärkides, et tal on hästi nõrk umbrohtude allasurumise võime. Et võiks ju mõelda, et on suurte lehtedega ja võimas taim, aga teda peab siis päris hoolsalt, enne kui ta sellise paraja suuruse kätte saab, siis sealt umbrohtude seest siis välja rohima või kõplama. Aga samas ta annab päris hästi saaki, et mingi ühelt taimelt saada seal paar peotäit seemneid, et on täiesti normaalne tulemus. Ja see, kui on siis küpsed oad, et nendest saab siis teha sojapiima ja siis sellest oma ette siis tohvut ja siis mis iganes seal siis neid hapendada ja fermenteerida ja mida iganes, et kõik see sojatoitude maailm on ju tohutult rikkalik. Aga kes tahab siis sellist eksootikat süüa nagu edamameuba, mis on tegelikult siis, et on omaette nagu liik, et on aretatud sellised hästi suured kaunad ja seemned, et tegelikult ongi sellise, nagu meie teame, et põlduba suvel süüakse, et keedetakse soola vee sees ja siis tehakse kaun lahti ja süüakse sees need seemned, et siis edamame on samamoodi. Ka neid seemneid on võimalik kaubandusest osta, aga need on kindlasti sellised sordid, et meie tingimustes nad valmis ei saa, et jääbki nii, et sööme siis selle oa ära ja kui meeldib, et siis järgmine aasta ostame nendele uue seemne jälle sisse. Aga et jah, et Lätis on tehtud ka siis sordivõrdluskatseid ja nendel oli siis ka kahjuks, et seeme valmis ei saanud, aga kaunu sai küll, et täiesti on võimalik kasvatada. Üks üpriski uus kultuur Eestis on siis kikerhernes. Poodides on nii seemneid kui siis konserveeritud kikerherneid ja ka nendest tehtud tooteid juba ikkagi pikka aega müügil, aga kasvatamiseni on päris vähesed jõudnud. Esiteks ka muidugi see, et ta on taaskord ikkagi soojalembene kultuur ja kui siis hakata seemet valima, siis vaadata päritolumaad. Nii kummaline, kui see ka ei ole, et Kanada on tegelikult maailmas üks päris suur kikerherne tootja, hetkel isegi vist kas esimesel või teisel kohal. Et sealt siis pärit kikerherned kasvavad siis üpris edukalt siin ka Eesti aedades. Aga samas on ka siis sorte, mis tänapäeval kahjuks enam ei saa. Et näiteks Ukrainast või ka isegi mõned sordid olid Venemaalt, mis meil siin endisest aegadest katetes on olnud, et need on päris häid tulemusi andnud, aga praegu siis vaatame nagu mujale. Päris Vahemere maadest pärit sordid ei pruugi kahjuks meie tingimustes valmis saada. Et isegi need Kanada sealt Saskatooni provintsist saadud sordid on nii, et kui on ikkagi jahe ja vihmane suvi, siis ei pruugigi me seemneid saada, et peale vaadates on küll jah, taimel on kaunad küljes, aga nad on täiesti tühjad. Et teine nimi on ka põishernes, et see kaun ongi siis selline põiekese kujuga ja kui siis, see on seal taimel küll küljes, aga kui siis sõrmedega veotada, siis ta on seal tühilemidi plõksti katki, et siis seemneid sisse ei kasva. Aga taaskord 2018, siis me saime ikkagi väga-väga hea saagi, peaaegu 5 tonni hektarilt, muidugi see on väikeselt pinnalt, et nüüd päris ikka hektarimil seda maas ei olnud. Aga muidugi see ühtepidi ka näitab, et tegelikult on ka Eestis võimalik teda kasvatada ja on ju ka selline ettevõte nagu Rannu Seeme, mis päris edukalt juba aastaid on siis kikerhernest kasvatanud ja nemad on jõudnud ka siis nii kaugele, nad ise siis väärindavad seda ja siis müüvad juba toiduna edasi.
Just siin mõned päevad tagasi tekkis meil siin kolleegidega arutelu, et kas kikerhernest toorelt tohiks süüa, et sellisena nagu ta siin on, et ta ei ole valmis saanud. Ja siis ma hakkasin mööda netti otsima ja siin on sellised üpriski vastukäivad tulemused tulid välja, et mõned allikad väidavad, et täiesti tohib, ka täiesti toorelt, aga teised samas ikkagi ütlevad, et peaks ikkagi keetma ja kuumutama need seemned läbi. Nii et ise ei oska oma kogemustest öelda, et ma ei ole kunagi hakanud toorelt neid sööma, aga igaks juhuks, et kui on vähekenegi selline tundlikum seedimine, et siis pigem mitte, et ikkagi neid läbi keeta. Ja selle otsimise käigus tuli välja siis, et mõnel pool süüakse ka siis noori kikerherne lehti, nagu spinatit, et kuumutatakse läbi ja et see võib isegi täiesti mõeldav olla, et kui on juba nii palju seda taimikut käes, et siis raatsib sealt neid lehti võtta ja et taaskord rikastada ja mitmekesistada oma toidulauda. Üks uus kultuur, mis on viimastel aastatel ka Eestisse tulnud, on valge lupiin. Teda on kasvatanud juba ka mõned mahetootjad, aga et kindlasti tähele panna valge lupiin toiduks ja valge lupiin, mis on lill. Toiduks kasutatakse valget lupiini, kollast ja ka sinist lupiini, kuid need on hoopis midagi muud kui see lill, mida me kasvatame aias. Rääkides nüüd konkreetselt valgest lupiinist, siis see, mis on ikkagi see lill, et ei ole tähendab, et isegi kui ta on valge õiega, ta on mürgine. Need sisalduvad need alkaloidid, mis siis kahjustavad maksa ja närvisüsteemi ja panin siia ka siis kirja kohe, et päris mitmed allikad väidavad, et see on selline seos leitud, et kui inimesel on allergia pähklitele, siis on suur tõenäosus ka allergia lupiinile. Et sellisel juhul siis pigem eelistada teisi kaunvilju. Ma tõin siia ka sellise pildi välja, et tegelikult on suur vahe seemnetes. Siin on nüüd ikkagi näha, et valge lupiini seemned, nad on tõesti sellised suured, lapergused, natuke neljakandilise kujuga ja siis need lupiini seemned, mida me kasutame siis lilledena, et siit seeme on selline kirju, aga siit teiste tumedast seemnest võib kasvada ka valgõieline lupiin. Ja need seemned on siis veel eriti suure alkaloidide sisaldusega, et kellel on siis väikseid lapsi, et kindlasti ei vaadata, et nad siis neid lupiini seemneid suhu ei pistaks ja alla ei neelaks, et nad võivad saada päris tõsise mürgituse. Aga need valge lupiini seemned, et nendest siis tehakse jahu ja lisatakse erinevatesse toitudesse, tõstmaks selle valgusisaldust. Siin on siis üks pilt meie põllul kasvavast lupiini taimest, et siin on ka siis näha, et ta ikkagi juba ütleme kauntes ja õites, et ta on ikkagi vahe sees, et kas ta on nüüd see lupiin lillena, mis on siis mitmeaastane lupiin või siis valge lupiin, et ta on üheaastane. Siin on siis üles tõmmatud meil taimed, et kui siis koristasime, ja siin on nüüd näha, millised võimsad mügarad on juurtele moodustunud. Tema juur läheb ka hästi sügavale, et kuni seal meetrini ta väga hästi kobestab mulda, ta on hea mulla parandaja, jätab mulda hästi palju lämmastikku ja tema eelis hulgilehelise lupiini eest, mida kasutatakse siis ka mulla parandajana, on see, et ta on üheaastane. Et nii tema siis kogu taim sügisel hukkub ja ei ole seda probleemi, et temast jääks siis need juured järgmiseks aastaks ka sinna mulda, et üheaastalises või tähendab hulgilehelise lupiini puhul on siis väga raske nendest lahti saada, et ta tahab aga edasi kasvada.
aga üheaastane valge lupiin, siis tema lihtsalt lõpetab oma kasvu selle 1 aastaga ära, et annab seemned ja on siis surnud. Aga selline mitmekülgselt kasulik taim. Päris mitmel aastal oleme proovinud ja kasvatanud ka purpur asperhernest. Teise nimega siis on ka spargelhernest. Tal on tõesti sellised hästi ilusad tumepunased õied ja hästi efektsed kaunad. Kui tavaline hernes on selline, tahab kõrgustesse ronida, siis asperherne, tema varred, ta kasvab sellise nagu puhmakesena ja need varred tahavad mööda maad edasi liikuda. Et sellisel juhul, kui me tahame, et ta nagu üles läheb, siis tuleb teda kindlasti väga tugevalt toestada ja siis juhtida, et ta ise ei roni, et ta tahab suunamist, et siis ta hakkab üles minema. Aga et siis need toored kaunad korjatakse taimelt, keedetakse nagu näiteks lesthernest ja tegelikult sellised väga maitsvad ja õrna pähkli maitsega, et täiesti Eesti tingimustes, et saavad valmis. Ja saab valmis ka seeme, et jätta mõned esimesed kaunad siis küpsema, et ülejäänud kaunad siis tarvitada toiduks ja saab täiesti sellise väga efektse toidu lauale. Ja maapähkel, nimi on küll pähkel, kuigi tegelikult on ta siis kaunvili. Mõned teavad teda kui ka Hiina pähkel, kuigi tegelikult tema päritolumaa on Peruu, aga ta on siis sealt läinud Hiinasse ja sealt siis levinud edasi ka Indiasse ja tegelikult siis ongi, et India on praegusel hetkel siis suurim maapähkli tootja maailmas. Kuidas meie saime endale Jõgevale sellise maapähkli, mis ka saaki andis, et aastal 2012 oli siis Indias rahvusvaheline konverents kaunviljadel ja et loomulikult siis viiakse ka osavõtjaid põldudele ja meid viidi siis ka põllule. Ja siis selle maapähkli põllu ääres, siis kui see proua oli oma ettekande lõpetanud, et siis igaüks sai sinna nina ligi pista ja siis mina ei pistnud nina, pistsin näppu ka ja võtsin sealt siis 2 kauna ja natukene seda mulda ka kaasa. Et just sellest pärast mulda, et meie mullas ei ole maapähklile omaseid mügarbaktereid, et kindlasti ka ilusti kasvaks. Ja siis panime potti kasvama aprillikuus. Ja siis oktoobris siis sikutasime nad ülesse. Ja siis nagu näha, et ikka saime saaki ka. Meil oli 3 taime ja siis päris nii suurt saaki, nagu nüüd siin näha, neid Indiast me ei saanud, aga siiski. Mõned kaunad tegime ka lahti, meid oli seal parasjagu 4, et igaüks sai 1 pähkli, et oli täiesti pähkel. Ja siis meil oli juba nii palju saaki, et siis me järgmine aasta panime ta igaks juhuks põllule, et mis siis saab. Panime küll ainult 2 seemet, rohkem ei raatsinud ja et septembrikuuks siis oli ta jõudnud vaevalt õiekese lahti ajada, et tavalisel põllul ikkagi maapähkli kasvatamine ei õnnestu. Kas siis aiamaal hästi soojas kohas või siis veel parem kasvuhoones või mis on tegelikult nagu, mida mina olen nüüd viimasel ajal teinud, et kui kasvatavad, siis ma panen ta klaaspotti, suurde klaaspotti ja just see tõttu, et tema on see maapähkel, ja siis mind ammu huvitas, et aga kuidas ikkagi see pähkel sinna maa sisse saab, sest õis on tal ju maa peal. Ja siin on nüüd siis näha, et need sellised pikad varred, õievarred, et pärast seda, kui siin õis, mis on päris seda vastu taimevart, et ta on viljastunud, siis hakkab see õievarres kasvama, läheb pikaks teravaks ja siis ronib mulla sisse. Ja kui siis seda vart natukene suunata, et ta oleks seal vastu seda poti serva, et ka hiljem näha oleks, siis on hästi põnev vaadata, kuidas siis läheb mulla sisse, siis hakkab siin otsas selline
kaunakene paisuma ja kasvab ja siis ühel hetkel ongi meil siis see korralik pähkel seal valmis. Ja maapähkli kasvatamise puhul siis võiks veel seda silmas pidada, et ta tulebki sellise rohelisena maast üles tõmmata. Et see ei ole mitte sellepärast, et meil enam lihtsalt kannatust ei jätkunud, aga et ongi, et kui ta juba see pealis ka ära hävib, et siis on juba need kaunad seal maa sees niimoodi hakkavad ikkagi juba see pealmine kiht neil kõdunema ja siis seemet ei saa enam kätte, siis ta võib hakata otsast idanema. Et aga selline üpreski põnev ettevõtmine ja selline hästi põnev vaatamine, et kuidas siis maapähkel kasvab ja on ka teada, et Eestis päris mitmedki hobikasvatajad, et on kasvatanud ja on ka tulemusi saadud. Ja siis taaskord selline täielik eksoot, mida ma olen ka paaril aastal kasvatanud ja tegelikult tulemused on olnud väga head, et see on lobauba. Pärit on ta troopilisest Aafrikast ja seetõttu tahab ka hästi sooja kasvukohta. Kirjandus ütleb, et söödavad on kõik taimeosad. Olen ise proovinud lehti ja õisi. Toorest kauna kahjuks mitte ja väidetavalt, kuna taim on tegelikult seal kodumaal mitmeaastane ja kasvatab siis lõpuks mulla sisse ka mugulad, et minul on ta kasvanud ühe aasta. Küll jah, ma olen ta pannud potiga tuppa, aga ikkagi, et siis mugulateni pole ma jõudnud. Aga võib-olla kui keegi, kes kasvatab teda mitu aastat, et siis saab ka need kätte. Aga taim on tegelikult hästi efektne, ta kasvab muidugi ka hästi suureks ja võimsaks, aga ta on tõesti, nagu siin pildil ongi, et kaunad on läikiv lillad, tegelikult ka see taime vars ja need leherood, aga kõige ilusam on siis, kui ta õitseb, et ta teine nimi on ka hüatsintuba. Ainult lõhn on puudu, muidu ta on tõesti nagu hüatsint, sellised ilusad õied, neid on ka päris palju, nad püsivad päris hästi ja kui nüüd võtta siit see õis, mina olen siis mõnda torti või kooki või siis miks mitte ka kusagile kokteili peale panna, et selline hästi ilus ja efektne, et miks mitte, et proovida ja kasvatada, et kas siis päris, kui on selline hästi hea soe koht aias, tuulte eest varjatud, et siis taim ette kasvatada ja võib ka väljas proovida, aga muidu kas siis kasvuhoones või siis tõesti niimoodi toas potis, aga siis taaskord, et talle peab mõtlema, et päris suureks kasvab, et ta ruumi ja siis saab sellist eksooti kasvatada küll. Oleme proovinud kasvatada ka munguba. Et poodides on siis näinud, et selline väiksed rohelised terakesed on siis munguba Kesk-Aasia tähtsamaid kaunvilju ja Hiinas tehakse siis sellest jahust nuudleid hästi palju, mida nad siis tarvitavad ja meil Eestis kasvatatakse hästi palju või kasutatakse palju idandamiseks. See taimekene on nüüd niimoodi, et ta tahab taaskord hästi palju sooja, et meie kasvatasime ta ette ja siis me ütleme, et paar kauna said isegi niimoodi, et said valmis. Aga pigem siis ikka kasvatada teda tõesti ka siis hästi soojas kohas või siis tõesti ka pigem kasvuhoones, aga on ka, et võimalik siis ise kasvatada endale idandamiseks ette need mungoa seemned, et õnnestub küll, kui hästi proovida. Ja siis veel selline eksoot, mida on siis siin Jõgeval proovitud, on siis spargeluba ehk siis spargelvigna. Ja siis söödavad on temal need noored kaunad, need võivad kasvada kirjanduse andmetel isegi kuni meetri pikkusteks, et siis koristada, lõigata siis need tükkideks ja siis keeta nagu tavaliselt ja siis kas siis kohe siis toiduks tarvitada või siis kiirelt kupatada ja sügavkülmutada, et saab siis ka hiljem tarvitada, et kahjuks ma ei oska nüüd öelda, et kas siis selline ilus värvus ka säilib, kuna ise olen kasvatanud ainult selliseid rohelisi kaunu, aga kui näiteks ta
panna aeda kuskile, taaskord ta tahab sooja kohta. Ja seal, kui nad tõesti pikad kirjud või lillakad kaunad on, et ta on jälle taaskord selline väga pilku püüdev ja selline hästi-hästi huvitav, et ta näeb välja pisut teistmoodi kui meie tavaline see latttuba, mis ronib, et selline eksoot taaskord. Et ma tänan kuulajaid ja siis, kui nüüd ma kohe vaatan, kas on ka keegi juba küsinud, et kus seemet saab. Et see nüüd on kahjuks see, et kõiki neid seemneid, mida ma mainisin, valdavalt peaks saama poest. Siin on küsimus tuli ka, et kas me Viki seemet müüme, et meie instituut hetkel otse ei müü. Aga ütleme, et võib otse minu poole pöörduda ja ma otsin, äkki ma leian kusagilt selle kellegi, kes sellega otse tegeleb. Aga muidugi praegu võib olla asi ka, et nagu küsijaid on võib-olla väheks jäänud, et seetõttu ei ole siis neid pakkujaid ka nii palju, et kui on nagu nõudlus, siis tuleb ka pakkumine järele. Et muidu on maheveis ja kasvatajad on siis tema vastu huvi tundnud, selle Viki vastu, et just, et panevad sinna loomadele teda. Ja siis on siin teine küsimus, et kas jagate presentatsiooni, seda nüüd oskab meile Kai öelda. Aga mina hetkel tänan, et kui on veel küsimusi, siis olen valmis.